Tere ja hea meel on näha, et siin on palju tuttavaid nägusid, kellega me oleme varasemalt ka kokku saanud. See näitab seda, et selles mõttes, et mina olen tulnud teie juurde, et heas võtmes, et selle jutu jätkuks siis käisin ka rääkimas Tallinna linnatranspordis mingi aeg peale seda, kui sealt see korruptsiooni mure üle käis, siis aga kui meil koolitus läbi sai või see kohtumine läbi sai, siis härra Borodžitš tuli minu juurde ja surus kätt, ütles, et see on parem, kui sina tuled minu juurde, kui mina tulen sinu juurde. Nii et selles mõttes oli see väga hea naeruvahvak, või õigel kohal naeruvahvak, et tegelikult on see variant parem, kui mina tulen. Aga kui nüüd seda nägu siin vaadata, mis siin seina peal on, siis muuseas on Tartu Kunstikooli õpilaste nägemus korruptsiooni olemusest, siis paraku see nägu on meid niimoodi hiilinud ja vaatanud juba päris pikka aega. Et paraku on niisugune korruptiivne käitumine olnud ühiskondadele iseloomulik juba kaugest minevikust. Juba sellised esimesed leitud kirja pandud tekstid kirjeldavad seda, kuidas kirjeldavad siis rahulolematust ametnike ja kogu ühiskonna selliste moraalsete väärtuste tõlgendamisel. Siis ma leidsin ka fakte, kuidas iidse Babyloonia riigivalitsejad juba kuskil 2500 aastat enne meie aega viisid läbi juhtimisreforme, mis meie mõistes olid mõeldud korruptsiooni või siis ebaperemeheliku juhtimise vähendamiseks. Ja nüüd, kui siia juurde panna juhtimisteoreetikute käsitlus korruptsioonist, mis käsitleb korruptsiooni kui nurjatud probleemi, millel ei ole lahendust, vaid on leevendused, siis tundub kuidagi, et tuhandeid aastaid probleemi ja ikka me vaatame seda nägu siin, et kuidas siis on kõige mõistlikum edasi minna, et millised sammud on need, mis meid nagu aitavad. Ja selleks tegelikult on hea, kui natuke vaatame ka meie igapäevast elu kõrvalsektoreid, et kui me näiteks vaatame viimase 25 aasta jooksul liikluses hukkunud inimeste arvu vähenemist, vaatame suitsetajate arvu vähenemist, vaatame turvavöö kasutamist. Liikluses selle aasta jooksul või selle ajavahemiku jooksul on hukkunud 400 inimest vähem, circa. Oma tutvusringkonnas ma ei tea ühtegi suitsetajat enam ja turvavööga, kui ma alguse perioodil ei pidanud seda nagu millekski, me ei kujutanud ette, milleks see üldse meil vajalik, milleks üldse olemas on, siis mingi periood me kasutasime seda selle jaoks, et politsei seda nõudis ja selle eest trahvis. Aga ma arvan, nüüd me igaüks paneme turvavöö peale selle pärast, et me teame, me saame aru, mis oht see on, kui me seda peale ei pane. Ja me paneme selle peale enne igat sõitu, arvestades sellega, et see oht võib tulla ja milline see oht võib olla. Me teame seda. Ja korruptsiooni puhul on tegelikult täpselt sama. Üks väga hea näide on, olen seda paljudel koolitustel ka kasutanud, kui ma käisin Pärnus oli see ühes gümnaasiumis rääkimas gümnasistidele korruptsioonist, kus nende koolis oli siis ametnik, kes omastas 2 kuu vältel õpilaste toiduraha, circa 4000 eurot. Ja kui ma seda õpilastele rääkisin, siis mul oli nagu hea meel näha, kuidas õpilastele see loogika hakkas tööle, et hakkas selline arutlus pihta, et meie toidurahast võeti 2 kuu vältel 4000 eurot. See tähendab seda, et 4000 euro väärtuses oli see rahahunnik väiksem, millest meile süüa osteti. See tähendab seda, et selle aja jooksul me saime tegelikult vähem süüa või kehvemini süüa. Tegelikult nii oli ka. See võis olla küll 10 grammi mingi portsu pealt, eks ju. Aga see loogika oli nagu väga õige, et mitte me ei piirdunud sellise arusaamisega, et oli ebaaus ametnik, laseme selle lahti, karistame, võtame uue tööle ja probleem on murtud. Ei ole. Tegelikult see mõju
oli alates esimese klassi koolijuhtsist kuni koolidirektorini vähemalt 2 kuu vältel, pluss veel siis kooli mingi imidž ka. Et nad said nagu väga hästi aru tegelikult, milline kahju see on ja kui kaugele see ulatub. Et see ongi oluline, et sellest nagu aru saada. Üks kiire näide veel, siin ühes Eesti Televisiooni saates intervjueeriti ühte meie tuntud arsti, kes on ammu pensionil juba nüüd, ja küsiti nagu muus eas, et kas, või kui palju teile toodi konjakeid tänutäheks karjääri jooksul? Muidugi toodi, palju toodi. Aga ta ise selgitas väga hästi selle ära, et mis tegelikult selle mõju oli. See mõju oli see, et kuna alkohol oli nii lihtsalt käes, arstidel elu pingeline, väga lihtne võtta kapisse alkoholipudel kael maha keerata ja pingeid maandada. Et tegelikult see viis selleni, et nii mõnigi arst jõi ennast piltlikult öelda surnuks või siis vähemalt töövõimetuks. Et tegelikult see mõju oli see, et me iseenesest kaotasime oma enda tervishoius. Jällegi, me seda ei tunne igapäevaselt niimoodi, aga kui suurt pilti vaadates, siis see mõju oli nagu selline. Et sellest on väga oluline aru saada. Ja kui nüüd edasi minna, siis lähme nende numbrite juurde, mis näitavad seda nende inimeste arvu, kes ei ole aru saanud ja siis mis nad on korda saatnud. Natuke meie büroo töö statistikast, ülevaatest. Siin siis on eelmise aasta lõikes näha, millega me oleme kõige rohkem pidanud rinda pistma. Esimesel kohal on ametialane võltsimine, teisel kohal altkäemaksu võtmine, kelmus, altkäemaksu andmine, omastamine. Siit järgmine slaid näitab seda sama, aga ainult siis, mis on meie poolt prokuratuuri saetuna juba natukene nad kohad vahetunud. Need numbrid muidugi ei tähenda seda, et kõik on reipalt hakanud altkäemaksu andma või vastu võtma ja võltsima, vaid need on ühe kriminaalmenetluse või mitme kriminaalmenetluse raames, kriminaalse raames toime pandud kuriteod. Ja kuna siin enne oli paar sõna juttu ka tervishoiust, siis siin puhul just see altkäemaksu võtmise number on tulnud sealt sektorist, kuna on olnud mingi perioodi jooksul palju selliseid kuritegusid. Siis nüüd alates meie büroo tegevuse algusest 2012 kuni 2018, milline see on kriminaalasjade menetluse keskmine, kriminaalasjade menetluse aeg aastate lõikes, siis on see kõikunud siin küll natukene ülespoole vahepeal, aga nüüd on ta tulnud allapoole. Ja kui me vaatame keskmist, siis keskmine meie büroo poolt menetletud aeg on 306 päeva. Et see ei ole tegelikult väga pikk aeg. Kuigi oli juttu, et korruptsioonikuriteod on keerulised ja on raske uurida, menetleda, aga siiski ma loodan, et see on ka meie büroo professionaalsuse tõusust tulenevalt ei ole see aeg väga pikk. Nüüd, kui vaatame 2012 kuni 2018 kahtlustavate sellist tabelit ametiisikute lõikes, siis näeme siin kohaliku omavalitsuse juhte, 22 inimest, kohaliku omavalitsuse volikogu liiget 9, siis spetsialiste 70. Siin jällegi seda numbrit selgitan, et siin 2016 on näha, on see 29 spetsialisti. Selle numbri enamus andsid kokku siis tehnoülevaatuste läbiviijad. Ja seal vist ka järgmine aasta, eelmine aasta 2015, seal olid ka Maanteeameti eksamineerijad. Et see tulenes kitsalt ühest valdkonnast. Nüüd kui vaatame puhtalt kohalike omavalitsuste lõikes, siis sama perioodi jooksul on siis korruptsiooniga pahuks sisse sattunud linnapäid 2,
seal on siis vallavanemaid 17, volikogu esimehi 4, volikogu liikmeid 5 ja abivallavanemaid 3. Jah. Võib-olla kaks küsimust, kas te on nii-öelda regionaalset printsiipi vaadanud seda statistikat, et palju see nii-öelda linnalistes ja maapiirkondades on, teine on see, kas nende juhtumite puhul on need, mis on algatatud nii-öelda korruptsioonijuhtumid või need, mis on lõpetatud ja kohtus selgeks vaieldud. Seda ka on tegelikult väga pikale veninud nii-öelda korruptsioonijuhtumid, mis pole nagu lahendust teinud. Kas see on nii-öelda algatatud või lõpetatud menetlus? Need on nüüd need on, mis on meilt läinud prokuratuuri. Aga ma kohe järgmist slaidi, on see ülejärgmine, kohe ka selgitan. Siin meil ülevaade siis sellest, kuidas need karistused on jagunenud. 38% rahaline karistus, siis 27% vangistus kuni 1 aasta ja nii edasi. Nagu me ka teame, siis neid on ikka üksikuid olnud, kes on pidanud siis vangistust kandma minema. Enamus on päädinud siis tingimisi karistusega. Aga siit on nüüd üks slaid ära kadunud. See täpselt, mis te küsisite, see slaid. Huvitav küll, kus see slaid on jäänud? See on täitsa huvitav. Et seda... Aga seal on põhimõtteliselt on niimoodi, et ma enam-vähem mälu järgi oskan öelda, et kokku on siis kohtulahendid 86, 80 süüdi, 86 õigeks, siis kokkuleppel lõpetatud, võin mõne ühikuga eksida, oli 33 kuskil, siis lõpetatud koosseisu puudumisega oli circa 15 või 13, kuskil selline oli see suurusjärk. Huvitav, kas ma kartsin, et see küsimus tuleb või mille pärast ma selle... Ei, see on see, et 86 on kohtuotsust ja sealt 80 on süüdi ja 6 on õigeks ja need on ülejäänud asjad veel, mis tuleb juurde. Siis ennetustöös natukene siin on ka näha, et oleme tõusuteel olnud. 2017 aastal kohtusime 1927 inimesega, 2018 2236 ja kohtumiste arv on ka sinna 60 kanti. Et anname oma büroo piiratud ressursiga nii palju kui vähegi võimalik. Ja loodame, et see number meil ka veel järgmine aasta näidatuna on tõusvas joones. Nüüd on meil ka vihjemeil, kuhu on hea meel tõdeda, et järjest rohkem tuleb selliseid sisukamaid vihjeid. Päris aus vastus on jah, et sinna tuleb ka päris palju kräppi, aga järjest rohkem on tulnud sellised konkreetsed vihjed, konkreetselt vormistatud, digitaalallkirjastatud, mis näitab, et inimesel on konkreetne mure, ta lihtsalt ei lahmi, vaid ta tahabki selgust saada, kas siin on eksitud või mitte. Ja kui on eksitud, siis need inimesed vastutusele võtta. Et selle üle on hea meel. Nüüd meie uuel politsei kodulehekülje peal, mis vist kas eelmine aasta oli see või, sai uue kuue, kui vanas keskkonnas oli meid praktiliselt võimatu leida, seal tuli teha vähemalt 10 klikki, et meieni jõuda, siis nüüd me oleme esilehekülje peal. Ja see kohe näitab ka tegelikult, kuidas on tõusnud meie vaadatavus, meie külastatavus. Et inimesed meid leiavad ja infot otsivad. Siis selle slaidi ma panin väikse tagamõttega siia, et eks me seda teame kõik, et selle aasta korruptsioonitaju uuringuga Eesti oli teinud 3 hüpet või astet paremuse poole. Ehk siis oleme riikide seas 18. kohal. Kas need oli äkki 180 riiki kuskil või? Et tubli edusamm
aga järgmine slaid näitab 2012, kuna büroo loodi. Et ma ei saa kindlasti seda au enda peale võtta või büroo peale võtta, aga noh, ma ikka siiralt usun, et meie panus on seal ka, et see sellises langevas joones on ja kui siin Karinaga rääkisime ka, siis sama joone pealt muudeti ka mingeid põhimõtteid seal, eks ju, et ilmselt on need ka või need metoodikad, kuidas seda uurida, et ilmselt on seal ka võib-olla mingeid kaasarääkimisi, aga tegelikult see näitab ka meie kõigi tööd, nii riigisektori kui ka kolmanda sektori koostööd ja panust, et see ikkagi sinnapoole allapoole liigub, et eks need tegurid on kindlasti mitmeid. Eelmine aasta ilmutasime järjekordse aastaraamatu, nii palju kui mul kotti mahtus, võtsin kaasa, saab sealt laua pealt võtta ja ka infovoldikuid, kus on palju näiteid siis meie töövõitudest ja ka kaotustest ilmselt mõned seal ja ka väärtegudest oli seal ülevaade, kes keegi siin küsis just hetk tagasi. Ja siis lõpetuseks panin paar sellist kaasust, mida ei saa öelda nagu trendina, vaid mis on nagu, mis on olnud, ja ilmselt need tulevad ka. Et selline tüüpiline, praktiliselt iga midagi päev, aga kogu aeg me saame teavet või infot selle kohta, et kuskil on niimoodi toimitud. Ehk siis KVS-i vastu eksitud, toimingipiirangu rikkumine toime pandud, et siin selline nagu tähelepanu koht, et selle kaasuse puhul oli küll see teadlik tegevus, aga paljuski see väikses kogukonnas kipub minema, et kas ei panda tähele siis või pöörata tähelepanu õigemini või mõeldakse, et mis siin meie kogukonnas, keskkonnas, las ta olla selline väike asi. Aga ikkagi, kui see kellelegi ebaaus tundub ja see välja tuleb, siis ei ole seda mainekahju ju kellelegi vaja. Ei inimesele endale ega ei omavalitsusele. Et veel kord, et nendes küsimustes palun rohkem tähelepanu ja rohkem vaeva, et neid ei juhtuks. Keegi ei keela ju meie perekonnaliikmetel või tutvusringkonnadel kuskil kandideerida mingil hankel või mingi teenuse osutamisel, aga selleks on omad protseduurid, omad reeglid ja neid tuleb järgida. Ja teine on seda nüüd võiks isegi natukene käsitleda kas trendina, aga sellises kuidagi kasvavas võtmes, et kuidas need valla kinnisvaraobjektid hakkavad sealt valla bilansist välja minema. Et siin on nüüd üks näide küll koolimajaga ja õpilaskoduga, aga sinna võib panna mis tahes asju kuni lossideni välja. Ja mis siin nagu sellises mõttes selline nagu murekoht on või millele nagu tähelepanu pöörata on see, et me saamegi aru, et väikses kogukonnas me kasvamegi kokku ja kui mõni inimene, meie valla inimene on tegelenud aastad näiteks mingi ühe alaga ühes majas töötades, näiteks haridusvaldkonnas või mingis kultuurivaldkonnas, siis kui see inimene äkki tuleb sellise jutuga, et oleks vaja seda omandivormi muuta, et siis ma saaks paremini seda teha ja võimalused avarduvad ja siis vesteldes pärast nende volikogu liikmetega, et miks selline otsus vastu võeti, siis ma päris siiralt usun, et tegelikult nad viidigi eksidele. Nad ei mõelnud selles mõttes kuidagi pahatahtlikult, et kellegi kasuks, et see vallavara ära anda või see mõte oli ikka see, et seda on niimoodi vaja, teenus läheb edasi, ta on siiamaani 10 aastat seda teinud, las ta teeb siis edasi, aga seda, et mingi hetk hiljem juba, kui see vara on läinud, on äkki omanikud vahetunud, on hoopis mingi muu tegevus seal, seda tagantjärgi vaadates siis jääbki üle ainult õlgu kehitada ja ise kirjutasin alla
et selles mõttes nagu palun sellist jällegi volikogu liikmete ja valitsuse liikmete tähelepanu, et mitte lasta ennast eksiteele viia. Et see ei pruugi olla üldsegi esialgu halb otsus vallale, eks ju. Aga tegelikult, mis seal taga on, kas ikka on see, kas see teenus ikka jääb niimoodi, kas see omaniku staatus ikka jääb niimoodi, et need asjad võimalikult selgeks teha ja siis on tagantjärgi probleeme vähem. Praegu me päris palju peame kokku puutuma nende tagantjärgi probleemide siis menetlemisega, et kellel oli õigus ja kas oli õigus ja mis selle eesmärk oli. Tegelikult oleks saanud neid tunduvalt varem juba eos ennetada. Ja selline lühike ülevaade. Kui on küsida, oskan vastata, vastan. Ma kasutan mikrofoni eesõigust ja küsin ise küsimuse. Keskkriminaalpolitsei tegevus seostab inimestel ikkagi kuritegudega, selle uurimisega, aga teine põhiroll on ennetamine. Ja statistikas on selline märksõna ka preventsiooniteemalised kohtumised. Nimetamata tüüpolukorda, kus te siis ja kuidas te satute kohtuma? Tegelikult me mõtlesime selle peale, et kuidas teha asju niimoodi, et asjadel oleks mingi läbiv joon, mingi tulemus ja hakkasime otsast pihta niimoodi, et kõigepealt võtsime ühendust kas ise või läbi meie enda ennetustöötajate, politsei ennetustöötajate paljude koolidega. Et 2017 me kohtusime kuskil 15 gümnaasiumis circa 1000 gümnasistiga, saamaks üldse aru, kuidas noored tajuvad korruptsiooni, mis neile koolis räägitakse, mis neile kodus räägitakse. Siis sealt tegime omad järeldused. Sealt on juba pikk edasi. Siis järgmisena etapina võtsime nii-öelda siis töösse kutsekoolid. Käisime circa 6-7 kutsekoolis. Samamoodi nemad on need inimesed nagu gümnasistidki, kes lähima 10-20 aasta jooksul meie sellist keskkonda mõjutavad, kujundavad. Et aru saamaks, kuidas nemad mõtlevad ja üritamaks siis natukenegi selgitada neid korruptsiooniohte riske. Ja sellel aastal jõudsime otsaga välja ülikoolidesse. Et oleme käinud mitmes ülikoolis ja see töö veel jätkub, rääkimas tudengitega korruptsiooniriskidest. Ja eks see kuidagi meie selline kuvand on ka nagu lahti läinud või laiali läinud, et nüüd on meid päris palju kutsutud kohalike omavalitsuste kohtumisteni juurde, kus me oleme kohtunud asutuste lõikes, ametite lõikes, küll Keskkonnaamet, küll nüüd Maksuametis käisin näiteks paar nädalat tagasi, siis Sotsiaalkindlustusamet, siis ma ei tea, tehnoülevaatuste liidud on liit on meid kutsunud nüüd tehnoülevaatajaid kogu aeg koolitamas, vältimaks selliseid nagu 2016 me nägime selliseid eksimuste laviini öelda. Kusjuures nende, kasutan võimalust, et sulle veel aega andsid, siis nende eksami vastuvõtjatega ja tehnoülevaatajatega mul pärast kolleegid rääkisid, et peale nende kinnipidamist ja nendega vesteldes, siis nii mõnigi ütles, et tegelikult nad ootasid seda politseikõnet. Et see vurr oli nii käima läinud, et see oli see üks eksimus viis teiseni, teine kolmandani, neljandani, viiendani. Et lõpuks see vurr oli nii suur, et ega nad ju aimasid küll, et nad ei saa sealt välja enam. Et kunagi see laks nagu tuleb, eks. Aga see raha nagu tuli ka ja keegi ei julgenud öelda ka, et ei, rohkem ei võta. Kartes väljapressimist, kartes omaniku halvakspanu. Et selles mõttes oli see jällegi hea näide, kuidas juba see esimene eksimus võib olla saatuslik. Ja nüüd käies koolitamas, siis isegi kui praegult tehnud ülevaatajad küsida mu käest siiralt, et kas ma enda autole ei võigi ülevaatust teha või. Et see näitab seda, et seal on vaja käia, seal on vaja rääkida ja siis me ka käime. Jah.
Jah, tere kõigile, natuke hilisin, aga ma olen Karl Mattias ja tahaks küsida selle kohta, et Eestis mis see trend on, et mille pärast korruptsiooni tehakse, et mis on need summad või see keskmine summa, et kas inimesed, kes teevad korruptsiooni, on nüüd sellised suured miljonärid ja sõidavad Porschedega ja sõmmused ja või see 84 000, et omastavad ära või nad teevad seda paari 100 euro eest või mis see mastaap on? Noh, kui me vaatame nüüd samamoodi tehnoülevaatajaid, siis see selline keskmine raha, mis nad küsisid, oli 25 euri. Et kusjuures jällegi toon ühe näite. Küsisin ühe gümnasistide käest, et kuidas suhtud sellesse, kui sa saad 25 euro eest omal autol tehnoülevaatuse läbida. Poiss mõtles, ütles, et üks poiss neist, et 25 euri, see on okei. Kui 100 euri, siis on pätt. Noh, et see nagu näitab tegelikult, et see taju, et see mingi väike raha, ilmselt selle peale nagu välja mindi ka, et see 25 euri on meil kõigil taskust võtta, eks. 100 euri, noh, siis peab ju mõtlema, et kas pett tahab raha saada palju, eks. Aga ma olen ka oma koolitustel rääkinud, et Eesti mõistes mina seda kaalukaussi ei näe, et noh, okei, isegi 100 000, mis on siin läbi käinud mõnes kaasuses, mis kaaluks üle selle, mis pärast seda juhtuma hakkab, kui noh, vahele jäädakse, eks ju. Kuidas see rull hakkab üle käima, kuidas sinust, sinu perest, sinu lähedastest, kes peavad sellega leppima, vaatame järgmine hommik oma töökaaslastele, koolikaaslastele vastu, et kas su isa või ema on mingisugune varas või mis. Et see ei kaalu kuidagi üle. Jah, pigem nii, jah. Heldur Paulson, Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees. Tahtsin küsida teie töö tulemuse kohta, et te uurite, saadate nii-öelda karistusse neid asju, aga kas karistus on piisav? Korruptsiooni eest, ma vaatasin, enamus oli altkäemaksu andmine, et kui ma bussiga sõidan ja piletit 1 eurost ei osta, saan 30 eurot trahvi, aga kui ma võtaksin altkäemaksu 50 000, siis maksimaalne, mis ma saaksin karistuseks, on see, et ma see 50 000 pean tagasi maksma. Ärge veel rääkige sellest, et ka nad saavad lisaks kriminaalkaristuse ehk istuvad vanglas. Meie vanglad on tänapäeval nagu piiratud liikuvusega sanatooriumid. Aitäh! Jah, ma jagan seda muret selles mõttes, et päris palju minu käest ka küsitud, et miks räägite küll, et korruptsioon on paha, aga miks te neid ei karista? Et jällegi ma tulen selleni, et see vanglakaristus või mis iganes, et see ei ole selline, mille peale me peaksime nagu väga rõhuma, et sealt nagu väga head nahka ei tule. Et miks need karistused summalt on näiteks sellised, noh, see on ilmselt küsimus mitte mulle, vaid kes siis karistusseadustiku paragrahvi kokku panevad, eks, aga ma selles mõttes veel rohkem rõhutangi seda, et oluline on see, kuidas tegelikult ühiskond seda sellele inimesele vastu vaatab. Need samad kunstikooli õpilased, kui ma palusin neil visualiseerida, kuidas te näete korruptanti, siis mul ei ole seda pilti kahjuks siin, aga see pilt oli selline, et šikk härrasmees šikis ülikonnas, kalli nahkportfelliga ja seapeaga. Et korruptanti eesmärk ongi ikkagi see, olla parem, olla rikkam, olla võimsam, eks ju, ja seda siis teistele nagu näidata, eks ju, teiste eas siis nagu hiilata. Aga kui ta saab aru, et me tegelikult kõrvalt vaatame tema peale kui põrsa peale, et noh, me teame küll, kuidas sul see raha on tulnud, eks ju, siis tegelikult tema see motivatsioon ka tunduvalt langeb, eks. Et need asjad on need, mida me peaksime rohkem, mille peale rõhuma, mis aitavad ilmselt rohkem, ma arvan, kui mingisugune rahaline karistus. Teeks hea meelega siin ühe märkuse, mis puudutab seda karistamist, et mis on vangla eesmärk? Vangla eesmärk on isoleerida ühiskonnast inimene, kes on ohtlik. Et korruptsiooni kurjategija tavaliselt ohtlik ühiskonnal ei ole. Küll aga mis mõjub selle konkreetse kuriteoliigi puhul kõige paremini, on ilmselt ikkagi selline avalik hukkamõist, millest Remo ka tegelikult siin korraks mainis. Ehk siis see on see, mis mõjub, mitte see, kui me paneme ta vangi. Ja üldiselt uuringud ka seda näitavad, et see nii on. Kohe tuleb vist vastu väide.
Ega ma mõtlen lihtsalt, et äkki oleks siis hea niisugune kombineeritud Facebooki nagu kampaania, et selles mõttes, et peale seda, kui sind nagu süüdistatakse või hukka mõistetakse, et selles mõttes, et siis pannakse Facebooki sponsordadid üles, et vaadake, see on siga, see on siga, see on siga. Niimoodi ikka iga Eesti inimene näeks. Aga ma mõtlen, et nii palju sellest karistamisest tuleb siis nagu peale seda, et selles mõttes, et muidu on ju tegelikult siis korruptant hea olla, et oled ilusas ülikonnas ja selles mõttes, et sul on ilus nahkportfell, aga siis, kui me teada saame, et sa oled seda korruptsiooni teinud, siis sa muutud seaks, sest enne seda sa olid ju kõikide poolt respekteeritud, teid võib-olla välja ka, kõik inimesed, kes ümber oli, pakkusid neile mingi lahedaid kohti, et selles mõttes, et see on minu arust natuke see probleem, vähem minu arust see probleem, et me ei näe nagu, me ei lähe selle korruptsiooni nagu see alge juurde ja me ütle, et miks see on iseeneslikult halb, et miks see, et sa nagu ei anna teistele võib-olla võimalust samamoodi nagu sellele inimesele andsid ja halb, vaid see, et nüüd, kui sa vahele jääd, siis sa oled hästi halb inimene ja siis me peaksime ühiskonnast välja tõukama, kuigi tegelikult nende aastate käigus, kui seda korruptsiooni tegid, sa võisid olla väga hea inimene kõikide enda inimeste ümber või enda inimeste jaoks, kes ümber olid. Väga õige, me oleme seda ju juba aastaid toonitanud, miks me valime tagasi neid inimesi, kes on eksinud ja et selles mõttes on see selles mõttes ma jagan seda arusaama, et aga üks näide, mul tuleb praegu meelde, hakkas kummitama, on, et see oli ühe eraettevõtte ja siis SMIT-i vahel, ehk siis Siseministeeriumi infotehnoloogia, kes meid siis varustab infotehnoloogia kogu aeg, siis seal üks osakonna juhataja, siis, kellel oli õigus siis tellida igasugust varustust, telefone ja fotoaparaate ja igasuguseid diktofone asju, mida iganes päris suurte summade eest, siis tema arvas, et kõik vinged telefonid käisid kogu aeg laua pealt läbi, eks ju, et mingid 1000 eurosed, et endale ka oleks vaja ja naisele ka oleks vaja ja võttis ja siis erasektori esindajaga leppisid kokku, kuidas seda arvet seal niimoodi muuta, et tema saaks siis 2 telefoni ja riik maksaks selle kinni. Ja siis ta kinkis selle ühe telefoni naisele sünnipäevaks. Ja see naine pani selle Facebooki, selle ilusa pildi, et vot kus mul on mees, sain sünnipäevaks sellise kingituse, eks ju. Ma kujutan ette seda karistust, eks ju, kui see välja tuli pärast, et see telefon oli varastatud, eks ju. Ma arvan, et see mingi kriminaalkaristus selle kõrval oli täitsa köki-möki see, mis sealt kodust tuli, eks. Et need näitavadki seda, et mõjuvad mingid teised asjad võib-olla rohkem. Nüüd ma vist juba kuritaritan aega ka või? Jah. Rae vallavolikogu. Mul on selline küsimus, et te rääkisite küll, kui palju on prokuratuuril edastatud kahtlustusi, aga enne seda tuleb kindlasti palju avaldusi, pöördumisi, kus siis midagi antakse teile märku, et seal võib olla korruptsiooniga tegelemist. Kui suur see suhe on, et kui paljud need avaldused üldsegi jõuavad sellise nii kaugele, et esitatakse kahtlustus? Et mis see proportsioon ja suhe on? No seal on niimoodi, et päris seda nagu proportsiooni ei oska öelda, aga kuna esiteks on meil ju riigis seadusega ära jagatud, mida menetleb kaitsepolitsei, need lähevad automaatselt sinna, eks ju, siis nende menetluste käigus, mis ilmnevad on meie pärusmaa, tulevad nagu meile tagasi siis jälle, siis ära reguleeritud, mida meie siis menetleme, millega tegeleme ja siis on ka selline prefektuuride tasand, eks ju, kus siis prefektuuride kriminaaltalitused tegelevad, et kuna seoses sellele korruptsiooniteadlikkuse tõusuga, siis meile tulevad ikka päris palju ikkagi need, millega me hakkamegi ka tegelema. Et väga vähe on neid, mis me ütleme, vaatame sellise pilguga, et kuidagi paneme kuskil teki alla või see ei ole nagu meie pärusmaa, muidugi jah, kui me näeme, et seal rohkem on majanduskuritegevuse sugemeid või maksukuritegevuse sugemeid, siis me selle omakorda saadame kuhugi edasi. Aga ikkagi valdavalt meile, kuna meil see büroo on juba nii spetsiifiline, siis ikkagi need, mis on sisuga, need lähevad ka töösse. Üks küsimus oli veel vist.
Ma täpsustaks oma eelmist küsimust, et ma ei mõelnud kriminaalkaristust, ma mõtlesin seda, et kui ametnik jääb 50 000 vahele, et kas karistus ei peaks olema 500 000 sel juhul rahalist karistust, sest vaevalt, et see oli ainuke kord, kui ta võttis altkäemaksu, ilmselt on ta tegelenud sellega pikemat aega. Et lihtsalt hetkel toimub niimoodi, et see, millega vahele jäime, siis ainult selle pean tagasi maksma, aga tegelikkuses ju vaevalt, et see oli ainuke kord. No jah, ma ütlen, et karistuste suurused ilmselt ei ole mina pädev kommenteerima, aga samas ma jõuangi tegelikult Kätlini jutu juurde otsapidi tagasi, et kui me vaatame ka praegu päevakorras olnud näiteks plagiaadisüüdistusi, eks, iseenesest me võiksime sinna ka ju mõelda mingi paragrahvi taha ja ka mingis võtmes karistada, aga tegelikult see karistus, milline on, eks ju, nagu ühiskonna lõikes, millised võib-olla töökohad jäävad saavutamata, millised uksed jäävad kinni, et selles kas seal on oluline, kas ma maksan see 50 000 tagasi või ma pean elu lõpuni 500 000 maksma, ma arvan, et samas vääringus on ka see, et kui sinu jaoks jäävad paljud uksed suletuks, paljud väljakutsed tegemata, see on selline kaalumise küsimus. Üks tuleb sealt vist veel. Ja, et tegelikult mul ongi just selle avalikus kohas nagu võlle tõmbamise nagu ees küsimus, et kas praegusel hetkel toimub see niimoodi, et inimesele tehakse kahtlustus, siis meedia võtab selle nagu kätte, siis pekstakse see inimene täielikult läbi, kõik jagavad seda Facebookis, kõik ütlevad, milline kaabakas see inimene on, aga see on ju kahtlustus. See mõttes, et aga siis, kui sellest mitte midagi ei saa, kas siis Keskkriminaalpolitsei või Politsei- ja Piirivalveamet üleüldiselt, kas nad teevad midagi nagu vastukaaluks ka sellele, et mingisugune pressiteade näiteks selle inimese kohta, et mis siis sellest kaasusest sai või üldiselt mingisugune asi, mis jõuaks nagu ka inimeste nii. Seepärast, et praegusel hetkel minu arust jõuab ainult nagu see, et inimene on kaabakas ja siis see on kõik, siis inimese elu põhimõtteliselt peaks olema läbi. Kas kuidagi sellega tegeletakse? Aitäh. Väga palju kordi küsitud asi, aga kuidas see protsess tegelikult käib, eks ju? Käib ju niimoodi, ega Keskkriminaalpolitsei ei helista meediale, et me nüüd tunni aja pärast läheme kedagi kinni võtma, eks. Aga miks see niimoodi välja kujuneb? See ongi sellepärast, et jah, politsei läheb, teeb oma toimingud ära, siis meedia võtab selle üles, eks. Ongi suur meedia uudis, siis mõningatel juhtudel ka veel nii-öelda see kahtlustatav võtab sõna, et ma olen puhas kui prillikivi. Ma ei ole mitte midagi teinud, millegi vastu eksinud. Prokurör saab öelda ka ainult, et tulenevalt sellest paragrahvist selline kahtlustus esitati, menetluse huvides rohkem öelda ei saa ja siis on vaikus. Siis on, eks ju, võib-olla aasta aega vaikust nii kaua, sellega tegeldakse. Ja siis öeldakse või jääbki selline mulje, nagu, et kuidagi nüüd löödi inimene risti, eks, ja maine on nagu kahjustatud. Nagu see statistika näitas ka, et 86-80 on süüdi, et niisama ehku peale ei lähe keegi kunagi inimest ju kinni võtma või inimesega neid toiminguid läbi viima. Aga see ei ole nagu meist selles mõttes sõltuv. Ma toon ühe näite sulle kohe juurde, et siin hiljuti üks inimene, kelle me käisime kinni pidamas, palus, et see avalikuks ei läheks, eks ju, et meie seda välja kindlasti ei anna. Aga mingi 4-5 tundi hiljem juba Õhtuleht helistas meile ja küsis, et kas see vastab tõele. Ja siis me omakorda helistasime selle kahtlusalusele, et see tuleb välja. Ja ta pärast tuli ja sõna otseses mõttes pisar silmi tänas, et ta sai oma abikaasale selline ära rääkida. Kui see Õhtuleht oleks selle tunni aja pärast lajatanud meediasse, siis abikaasa oli seal veel tööl, lapsed koolis, see oleks olnud väga selline ränk nii-öelda. Et me üritame nii palju vastu tulla kui vähegi võimalik ja inimene oli tänulik selle eest. Jah, aga see on küsimus meediale. Tundke huvi, küsige, aga seal ei ole. Seda huvi ei ole. See ei ole enam meedia huvi, eks ju, aga sellest nagu kuidagi meie tegevus väga nagu ei sõltu.
aitäh, väga põnevaks läheb juba. Me jõuame otsapidi tegelikult juba järgmise esinejani. Et mis siis ikkagi saab nendest kuritegudest? Meie järgmine esineja, aitäh Remole!